Augustikuu täiskuu 28. augustil see siis aset leiab kalade märgis. Mul on siin käes kuu oraklikaardid ja vaatame siis, mis on sõnumid, juba lendab siit, mis on sõnumid siis meile selleks täiskuuks. Meie kaart on kaart number 23, selle nimi on pihtimus. Ehk siis on oodata, et saladused tulevad päevavalgele, mis on väga nagu paslik selles suhtes, et kalade tähemärk on seotud väga suure nagu sellise hingelise poolega, et saladused ja nagu võib-olla ka salajased austajad tulevad natukene päevavalgele enda tunnetega. Sa võid kellegi millegi kohta saada teada midagi, et selline, et saladused tulevad pinnale või et salajane info tuleb nagu välja ja sa saad need nagu puudu olevad nagu pusletükid kokku või et see aitab sul selle suure pildi siis nii-öelda kokku panna. Et kui me räägime kaladest ja kuust ja nagu täiskuust, kalade siis esindaja taros on ka kaart nimega kuu, ja kuu tähendabki nagu sellist spirituaalsust, elu nagu sellist salapärasemat nagu poolt. Et võib-olla selle täiskuu ajal paar päeva enne, paar päevaga peale siis seda täiskuud. Võib-olla on oluline vaadata asjadesse sügavamale ja mitte uskuda iga inimese juttu, sest võib juhtuda, et siin võib olla nagu varjatud mingisugused tagamõtted, on need head või halvad, aga ma ei võtaks nagu igat sõna ja igat juttu nagu kohe tõe pähe või et ei võtaks kohe nagu kõike südamesse ja hinge, sest mul on tunne, et see alumine kiht selles jutus või et selle jutu nagu tegelik point või mõte on hoopis midagi muud. On oodata ka pihtimusi nagu selles suhtes ka heas mõttes, et kui sa ei ole ammu kellegiga suhelnud, mingi sõber või tuttav või et keegi, keda sa nagu natuke igatsed, aga on hea ka siis suhelda uuesti inimestega, uuesti hakata rääkima, uuesti nagu kokku saada, helistada näiteks ka sugulastele või pereliikmetele, keda pole nagu ammu näinud, et sellised südames vestlused, et see natuke meenutab, et need kaks naisterahvast siin istuvad ja natukene niimoodi pläkutavad siin omavahel, et see meenutabki nagu sellist toredat nagu koosviibimist, südames nagu toredad vestlused, nutame ja naerame üksteise õlal, et see kalade nagu tähemärk ja ta on väga vesine element ja vesi on väga emotsionaalne, ehk siis need allasurutud emotsioonid tulevad kõik nagu välja ja täiskuu ajal me võime olla kõik väga tundlikud ja natuke ära keerata ja see on ka okei. Mõnikord on seda vaja, et need nagu stagneerunud ja allasurutud emotsioonid ja mälestused, et see kõik tuleks nagu meist välja, et me saaksime sellega tegeleda, et me saaksime edasi liikuda, et on oodata pihtimust siis kellegi poolt. Salajased austajad, nagu ma enne ütlesin, ja salajane info siis on päevavalgele tulemas, nii et väga-väga põnev tundub see täiskuu aeg tulevat.